on nii võimas, teeb kõik puhtaks. Üks väike kingitus ka siis, see oli ikka raske praegu, eks ole. Muidugi me natukene eirasime neid, aga noh, ei ole hullu. Tegime ära. Aitäh! Silmad kinni, visate. No mida asja? Nägin küll. Kas veel saab visata, kui oled midagi saanud või? Sinna või sinna, väike. Viska siis, viska peale. Raske. Kristin Kivisäär. Oli sinu. Mulle? Jaa, ma ei ole. Mis sa saad? Sammu. Nägu ja hullu ei olnud. Rutta päeval. Ise ei taidnud võtta. Kristo. Aga pane kirjasse ära küll. Õlut pidi puhvetis vähe minema, hakkab rohkem minema. Selle saab endale. Kes? Kristin Leinola. Kristin Leinola. Kristin Leinola, kas sa oled siin? Tuleb.
näed, aga siis on hea, kui suur sõber teda aitab. See on nii raske. Laps ehmatas päris ära kohe. Ma tahtsin ise seda Akukivi või? Türi lemmikloomapood pani välja seapõrsa. Nii, ja selle saab omale Jarno Palmsaar või Jarmo Palmsaar. Kas Jarmo Palmsaar on siin? Ei ole. Siga ootab sind. Tule. Kas Jarmot ei ole? Lihtsalt, kui meil on kõik asjad juba läbi, siis me paneme need uuesti uuele sellele ringile. Väga hea püüge. Sul seina ikka on kuhu panna või? On küll, on. Õivasime sinu. Ära isiklikke asju küll räägi, kuule praegu. Teeme nii. Türi Kumavoto on pannud välja siukse vahva kinkekaardi, kus te saate selle kaardi alusel endale tassi oma pildiga. See tähendab seda, et voto on ikka teie poolt. Ja siis, kui see pilt on juba siin tassi peal, panete kuumajoogi sisse, siis teie pilt tuleb siit tassi pealt välja ja selle saab endale Silja Karman. Meil on Silja olemas. Ennast ära ei tunne või? Jaa, kus sa jooksed? Vesi läheb juba keema. Selle võtka. Jaan hakkab peret looma. Väga mehelik naine. Naised on nõrgad, mis ära vajuvad. Kaks või pooled ka. Andrus saadi ka tubli, kui sa tegid kriisi välja peale eluga päästa. Toredad Jaanused meil ja siin Helinid ka. Kopar-Jaanus, anna mulle trindid ka sellega. See on kokkumäng. Võta ära, muidugi. Mida ta valetab? Riin pääseb vabalt valitud üritused Türi kultuurimäe. Türi Lehtede. Ei, ma ei... Saate Türi Rahvalehe uudiseid. Mõlguti talu on pannud välja väga vahva taime. Siin on kõik kirjutatud, mismoodi ta peab toimima ja tema nimi on kartulivall ja selle saab endale Meelis Lilva. Meelis Lillerand. Ei ole, paneme siia, läheb pigem lihtsalt uuesti. Järgi kui pimedaks läheb, kui süüdata 3 tahti ja sa leiad oma kodu üles. Tule siia. Ei, tule siia. Vaata vasakule ka vahepeal. Siia. Näed. Palju õnne. Näed, pilt jääb. Me oleme ekraanil. Võtame siit ühe Viibergi kinkekoti, milles on siis mitut sorti kurki ja moosi ja seent ja oi, mul hakkab juba suu vett jooksma. Kaks kaberam olla. Vello Teslon. Kuidas hakkab? Vello Teslon. Peavad kunagi kaberam. Pakile järgi. Palju õnne. Kuulen iga päev. Sa kuuled ainult filmis. Vaata linna vähe. Juba minu nimi.
Nii, Aleksi kood, Jüri, on pannud välja vinkekaardi 250 krooni väärtuses ja selle saab endale Grete Kross! Grete Kross! Hurra! Kindlasti sa leiad sealt midagi meele pärast. Erika! Kindlustusest on pandud välja siin üks siukene kinkekutt. Muidugi on. Tali on küll läbi, muudroopida ei saa, aga mõtlesin sellega võib nüüd toppida tõsta. Siis on südame soojendaja. Tõeliselt hea asi. Umbes käes. Alliki Luosek. Anname veel muti. Korras, kas söödet? Krik. Kui on juuksud, siis terve aasta otsa võtta ja juuksud. Aga ainult ühe korra. Ma ei tea, kas Krik on ees või perekonnanimi ja siis on tee ka veel siin taga. Tuleb vist, jah? Ei tule. Ma lootsin, et sina oled see võitja, kes tuli nii otsejoones siia, aga ei olegi. Nii, paneme kõrvale. Algselt läks kivi sealt või see tala siin peal ja siis pärast nagu muudeti, et nagu sai siia tahapoole panna. Ja teine kivi läks sinnapoole. Ja muidugi, mis siin sellesama mäe peal on huvitav, et mujal siin kandis ei ole sellist taimestikku kui siin. Piibelehte on vähe mujal. Peaaegu ei olegi. Piparrohtu mujal ma ei tea, kui siin on. Metspipar, jah. Metspipar. Ainult ühes kohas taga seal vastu Rapla piir. Aga lähme nüüd Mul kasvab aias. Seal teil... Aias kasvab mul metspipar. Ta tahab ilus kasvada, päikse käest ta ei kasva. Ja siit ta tuleb nüüd järjest. Ka päris, see ei ole õige. Suund on teal, siia poole, see kivi on nüüd allapoole vajunud. Need kivid on üldse allapoole vajunud. Järelikult see tahutud pind peab olema seal pool. Kuidas ta nüüd, see on juhtunud, on ta nüüd sõdadega, on ta nüüd aegadega, on ta maalihkega või vaenlastel, seda me ei tea. Aga siin on näha, et need kivid, ja aeg ei ole need ainult siia toon. Aga see kivi on, kas ma mürki pean võtma, aga see kivi on saanud tahutud, see kivi on tahutud. Aga see kivi on nüüd üks tugevamaid, on siin nüüd nurga peal, see on kindlasti tahutud. Seda ma julgen väita sellepärast, et tule üle siia poole. Et kui siit on löödud kuskilt, eks ole, need on murdekohad. Täitsa murdekohad on siin olema. Siin on ka järsud murdekohad. Ja siin on nüüd see talavärk olnud ja siit on nüüd kuskilt pööramine. Ja kõige eestu kohaselt sinna poole, mitte sinna.
Need on nüüd juba, mina pakuks välja, see tähendab, osa võib olla luulu või minu unistus või mis tahes, et need on nüüd siis juba ohvrikivid, 2 tükki, tähendab 3 tükki siin real. Vaadake siin, et tagantpoolt läheb nagu see rida, mis oleks linnust, aga siin on ohvrikivi. Mina pakuks välja, et see oli vereohver. See siin. Nagu tule vaata siit poolt. Näed, on ju nagu niisugune veresoon. Soon on sisse tehtud. See on näha, et see on taotud. Ta iseenesest minu meelest tulnud ei ole ja siit on lihtsalt löödud niimoodi, et siia pannakse loom. Inimohvred siin Eestis ei toimunud. Loom pandi siia, löödi pea maha ja siis siit veri jooksis alla, aga see kivi oleks pidanud olema minu meelest nagu natukene üleval pool. Aga see kivi on nüüd, vaata selle kivi me leidsime alles nüüd mõni aasta tagasi tänu Tesloni Vellole. Ja Tesloni Vello ütles, et suure kitsejäljega kivi peab kuskil siin allpool olema. Ja tõi meid siia, poisikesena oli siin käinud ja vanaema ja keegi oli perekonnast rääkinud. Ja noh, kui niimoodi stiliseeritud mõelda, ta meenutab ka midagi, natuke midagi ka siukest siivutut asja. Aga kui me selle asja jätame kõrva taha, siis lähme edasi. Siis järgmine midagi muud siivutut, kui hästi juurde mõelda, võib siit välja mõelda. Et siin on nagu siukene nina, siin võib olla nägu, siin on uuristatud kohad, nina, eks ole, või ta võib ka olla midagi peenise moodi. Siin on kas silmakohad või on uuristatud kohad. Tähendab, sellised uuristatud kohad on 1,5 kuni 2000 enne meie aega olid sellised kividel olemas, siin on samamoodi. Et see võib lihtsalt olla, et miskel ajal naised sinna teisele kivile ohverdasid siia mehed, sest oli aeg, kui nad eraldi see ohverdamine käis ja kui me olen siin paljude naistega seal sundimatuse õhkkonnas rääkinud, siis ilma, et ma oleks neile midagi ennem rääkinud, nemad ütlevad, see kivi on nende jaoks siuke pehmem ja siin on siuke, noh, mitte midagi ütleb kalt, noh, et võõras on nende jaoks. Et võib-olla see oligi meestele ohverdamiseks. Ja siis nüüd on keeranud see asi sinnapoole. No mina nõustun praegu hetkel ainult minu jaoks on see kivi seal küll. Ta on võib-olla kuskil ühel suureks ohvrikivi. Need on siuksed soojad, need on head kivid. No mul on hea tunne, kui ma siin olen. Aga kus ta nüüd, nad lähevad veel sinna tahapoole on ka veel 1-2 kivi. Aga need on jälle ülevalt allapoole veerenud. Kuskil mingid nurgakivid pead olema. Mida sa neid siin niimoodi oled uurinud? No hakkas, kevadel hakkasime Jannoga vaatama ja siis mul on pendel olemas ja natukene panin pendlit peale ja küsisin teiste käest. Tähendab, ravidada. Aga hea soovi. Ravida saan ka, aga see on ainult piiratud võimalus. Olen ravinud ja siin on nüüd selle ja see poist pandi siia üles 1989 kunagise võitleva sõna toimetaja Heino Heinlo poolt. Ja mina hakkasin mõtlema, kus kohas tema need andmed kõik välja võttis. Tema võttis need Jaan Jungi märkmetest, mis kõik asuvad Järvamaa muuseumis. Ja 88-89 hakkas tema nende asjadega tegelema
ja terve Järvamaa on ära märgitud oma mälestusmärkidega. Eriti kus need, kus see Jaan Jung, tema oli siis sündinud kuskil 1864, kui tema sünnikoht on Imavere lähedalt. Ja ta suutis läbi käia siit Türi kihelkonna praktiliselt kõik. Pilistvere kihelkonna käis ta algul läbi ja pärast Türi kihelkonna. Ja Vähetsa ümbrus muuseas kõige rohkem ongi nüüd praeguse koloosivärkide kannatada saanud Vähetsa ümbrus ja Estonia. Sest Marrandi isiklikult lasi Sõnniku hoidla koha pealt kõik minema pühkida, kõik matuse asjad, sest need üks väikene mure on ka siin praegu, need luud ja asjad, mis siin veel Liivisõjast olid Kalmumäel, Kalmulauda taga, need on ka nüüd ära pühitud, kui mõni oligi seal veel alles. Aga see on siis nüüd see väikese kitsejäljega kivi. Aga kõige energeetilisem, kõige tugevam kivi on siis vaatamata sellele, ma ei kujutaks ette, kui tugev ta oleks siis praegu, kui see oleks praegu lõhkamatu, kui lavata siit poolt. See on läbi puuritud, siit läbi puuritud ja sealt läbi puuritud. Kõigi eelduste kohaselt tähendab, rääkis seda nüüd Testlani Vellu, et selle kivi lõhkas Testlani Mihkel sealt Pikanõmme talust. Oli Vei Mihkel. Vabandust, Vei Mihkel, jah, Vei. Ja sellepärast, et tema oli jumala kartlik mees ja siin oli suur 15 sentimeetrise läbimad kõigest kohaselt. Too aeg neid kive on praegu Eestis ka, mis on peaaegu vaksa läbimõõduga sügavusega ohvriaukudega kivid. Et kõigi eelduste kohaselt ta lasi lihtsalt selleks ära, et kaotada see patupesa siit selle koha. Sest midagi siit ära viidud praktiliselt ei ole. Siis oleks pidanud ka enamus kivi asju ära viima, võib-olla hiljem osa viidi ära, aga on näha, et osa on läinud siit. Testlani Velloga rääkisime, et katsume siit võib-olla sama midagi taastada. Mis ta arvab, et see selle mehe tehtud on? Ei, see on teada. See on teada? See on teada. See ei ole arvatav, see on teada. Ja teada on ka, et siin oli üks siukene kivi. Ja praegu on siin näha, et mul on praegu Põikvalt Isate külast või Isate mäest on siukene kivi, kus on see pilt olemas. Selle kivi pilt või? Ei, mitte selle, vaid sarnase. Nagu too aeg, see on juba siis peale Kristust tehtud need uuristused. Kuskil 500 kuni 1000 aastat peale Kristust tehtud uuristused. Ja see olevat ka siin oli. Ja kui praegu vaatad, näed, jälgi seda kaske. Kaske on normaalne, miks ta läheb kõrvale? Ja miks ta siit värib? Siin on väikene anomaalia. Isegi haab, kes tegelikult ei tohiks anomaaliale alluda, läheb kõveriti. Ei lähe otse, aga läheb natuke kõveriti. Ja vaatame siit seda välja. Mis seal on siuke natuke puseriti. Ja see vänd on kõigi eelduste kohaselt sama vana kui need kased, mis on 252 aastat. Aga need haavad ei ole kuigi vanad. Aga nüüd üks kask. See kask on see on nüüd hävi millegi pärast. Mul kodus on minu sünnipäeval istutud arvastava kask. 30 sentimeetrit enam kui 40 aastat enne seda istutud kask. Nii et see kõik on suhteline. Ja see on ka nüüd tugev kivi oli, kus on, kui panna pendel peale. See oli võib-olla isegi hea, et mul täna ei ole pendelit kaasas, ma saan nagu oma tunnetusega rohkem rääkida. Muidu panen pendli peale, kas ta hüppab või ju. Võib-olla
võib-olla sa leidsid midagi. Tähendab, see on, mina ütleks selle koha pealt, ma tegin selle CD täna valmis. Et ta võib olla mingi luulu ja väljamõeldis, aga midagi äkki seda peab, et jõuab spetsiaalselt. Midagi mõned olid ikka fakid. Aga ma ikka püüdsin nende asjade järgi. Mati valge lipp. Ei see laulab ära. Ma pakun välja. Mati! Kuulata siin, see vasakpoolne vaat, siin Põhjast tuleb läbi, aga teisest läbi läbi. Põhjast ei lähe läbi. Peldi. Eks ta ole juba ära lastud, aga ära on ka isoleeritud seotud. Või kõuks kurdi ribadest enam ei ole. Tagant vahet. Üks variant ei anna, lõpus ära kuulata lampadele. Jahitada võiks siia tõmmata. Siia rentidega. Liipa puru ei. Pani oma ma arvan, põllu peal siga võivad selle ajal.
Ei, ma räägin. Ei. Ma ei näe, mis jah, seda nii ei käi. Ma siis saan kohe selle ära vaadata. Kelle raha? Ma midagi. Sõimata ka ei saa. Sa said seda ikka praegu lasta ei saa. Üldse väris. See pea hoinud on jääb selle. Jah. Mille osa see pole? Jee! Kallis rahvas, oleme tõesti lohusust ja tulime täna teile tantsumuusikat tegema. Loodame, et läheme teile veidigi peale ja alustab Tiina oma leivanumbriga. Me pole soundiproovi saanud teha, aga loodame, et kõik läheb täpselt nii, nagu peab. No ma loodan, et inimesed ei ole siin tantsuproovi ka teinud, nii et... Aga võib-olla olete, iial ei tea. Kord pullul kõndisin härradega ringi, joo, kord härradega ringi, kord härradega ringi. Neid päevi saatuselt tagasi ei tingi, joo, neid tagasi ei tingi, neid tagasi ei tingi. Siis härrad aega seal minu seltsis viitsid, joo, seal minu seltsis viitsid, joo, seal minu seltsis viitsid. Nad tegid silma ja libedad nüüd kiitsid, joo, ja libedad nüüd kiitsid, joo, ja libedad nüüd kiitsid. Ei olnud läinud veel nelikustest tundma, joo. Neid võtsid tõevad, ei läbi pea nüüd tundma, joo, kui läbi pea nüüd tundma, joo, kui läbi pea nüüd tundma. Kui
lumena langes. Need härrad teavad, kus tahame koju saata, joo, kus tahame koju saata, joo, kus tahame koju saata. Vaid mulle otsa nüüd enam nad ei vaata, joo, nüüd enam nad ei vaata, joo, nüüd enam nad ei vaata. Kord kullul kõndisid härradega ringi, joo, härradega ringi, joo, härradega ringi. Nüüd sama teed pidi lapsega ma sammun, joo, nüüd lapsega ma sammun, joo. Kaugeid aegu kätte me ei saa. Võib-olla varja kaugeid väelitsa kuldne loo, kuid kes ei hittaks olla veel kord vallatu ja loo. Võib-olla varja kaugeid väelitsa kuldne loo, kuid kes ei tühjaks jäänud võisi kandemaa. Võib-olla tundub liiga kaunis ammu kuuldud pool, kuid kes ei võiks olla veel kord vallatu ja noor. Võib-olla tundub liiga kaunis ammu kuuldud pool, kuid kes ei võiks olla veel kord vallatu ja noor. Aeg annab kõiki ja kõik ta võtab, kuid kahjuks aeg ei keela silma vaadata. Võib-olla siis just viibuks kustub keelab valgushoog ning rõõme ümber jäänud kord vallatu ja noor. Võib-olla siis just viibuks kustub keelab valgushoog.